Tere jälle! Big Green Eggi kokandus saade, jätkusaade on jälle. Alustame, et siin imeilusas Noa restorani terrassil ja täna ma ei ole üksinda siin. Täna on minu kõrval hea sõber Martin Aule Estonian Burger Factorist. Ja ütleme nii, et mina teen siis sellise köögivilja osa siia kalale ja Martin siis räägib ise, mis ta tegema hakkab. No tere ka minu poolt, jah. Eelmine kord tegite siin kõvasti mereande, siis täna jätkame sellel suunal ja oleme otsustanud siis teha haugi. Haugi kotleti, haugi vorsti ja sinna juurde siis juurikaid ja nii edasi. Oota, aga räägi, kus sa selle haugi üldse praegu said? Ma sain selle ikkagi õngitsedes. Ja mulle meeldib käia. Aga loomulikult sai see püütud juba mingi aeg tagasi. Ma käisin küll eile ka kalal, aga ei õnnestunud midagi nagu kaasa haarata. No nii. Aga see on püütud jah, siukene Läänemaalt sealt. Tead, nagu see kalapüüki ikka on ja seenekäik ja marju käimine, et ega salakohti ei reedeta, et siis ma ka ei saa sulle ütelda, kus ma selle kala püütsin. Aga mis sa plaanid selle kalaga täna teha siin? Kuna on näha, siis ma olen juba selle ära fileerinud kõik. Ta on juba niimoodi öelda valmis selleks, et tast teha hakkliha. Haugi hakkmass. Maitsestame selle ära, teeme ilusad pätsid, teeme kotletiks ja teeme siis ka seasooles vorsti. Yeah. Võib-olla see vorst ongi selline vigur, mida eriti kalast nagu eriti keegi nagu ei tee, et siis vaatame, kuidas õnnest. Siis ma saan aru, et me teeme täna kahte rooga siis sellest samast kalast, eks ju. See vorst kõlab eriti huvitavalt. Minu jaoks, ütleme, kalakotletti oled ikka teinud, aga kalavorsti mul ei tule ette, et ma oleks teinud. Aga siis on selge, et mis meil Martin täna teeb ja nüüd ma räägin, et mida mina plaanin täna teha. Et mul on juba, panin eelnevalt siia grillile fooliumiskartulid, et mida me siin küpsetame siis ja ütleme, et talle tuleb selline mõnus lõkke maitse juurde sellel kartulil, kui sa teed seda siin ikka grilli peal. Ja siia kartuli kõrvale paneme veel peakapsast, millest ma lõikan sellised, ütleme, steigid või sektorid ja siis me küpsetame ka seda grillil siin ma arvan, nii kaua, mingi 10-15 minutit siin 170-180 kraadi juures. Ja pärast siis serveerime neid ja mis ma siia veel kõrvale teen, ütleme nagu sellise kastmeks võib-olla võib öelda, teen suitsu hapukoort. Et on täiesti tavaline hapukoor, 30% küll, väike rasvasem ja tummisem selline. Et selle ma panen kohe hetkel suitsu, et ma teen sellega sellise triki, et siia hapukoore alla, et teda natuke nõrutada, panen siis salfakad ja siia salfaka peale panengi selle hapukoore ja see hoiab teda, ütleme, et hapukoor ei taha väga kuuma saada, et ta võib ära meil, nagu kokad ütlevad, ära splittida, et see koor rasv ja ütleme, siis vesi nagu eralduvad siin. Ja sellepärast ma panengi selle salfaka alla siia ja ma arvan, et ma võtan need kartulid korra siit grillilt ära ja panen siia süte peale natukene laastusid, et see hapukoor saaks meil selle mõnusa suitsumeki juurde. Ja väga kaua ei pea seda siin hoidma selle suitsu sees, et siin piisab mõnest minutist täitsa. Ta võtab see, ütleme, et see pealmine osa just võtab selle mõnusa suitsumeki juurde ja ma kujutan ette, et selle vorsti või kotletiga, mis Martin teeb sinna, et see peaks päris hästi sobima. Nii, Martin. Ma arvan, et suurepäraselt sobib. Aga kuna ma ütlesin, siis kala on ennevalt fileeritud ja kondid on peaaegu kõik eemaldatud, et kuigi haugil on jah see sisemine kontide jada siin lihase sees, seda välja võtma ma ei ole kunagi nagu pidanud tarbeks, et kuna lasen selle nagu nii läbi hakkleja masina, siis kont saab seal väga ilusti peenestatud ja seda ei leia küll mitte kunagi keegi kuskilt üles, aga teeme siis natuke müra ja alustan selle hakkmassi tegemisega. Selleks ma võtsin kaasa
hõbedase unelma. Ta nüüd ei ole jah kahjuks rohelist värvi, et ma ei kujuta ette, kui Piikrineeg hakkaks ka Akli ja masinaid tootma, siis oleks nagu väga äge, aga paneme selle aparaadi tööle. Ja kas sa paned sinna veel sellele, mis sa, võib-olla sa juba rääkisid, ma ei pannud tähele, kas sa paned sinna midagi veel lisaks sellele augile ka või? Ikka, kõigepealt laseme hakiks läbi ja sa peekonid armastada. Jaa, meeldib selle peekoni. Mulle ka päris hästi meeldib, praegu ma hoian taga nagu niisugust kaugemat sidet, aga niisugune mõnusalt suitsutatud peekon, täitsa saadaval kõikides Eesti. Ja väidetavalt Haug on vist tubli sportlane, et ta on päris selline lihaseline kala, et seda rasva seal vist on ikka väga-väga vähe, et seda on vaja turgutada sellise mõnusa peekoniga ikka. Jaa, Haug on jah suhteliselt ikkagi selline igav kala nii-öelda, et on Eestis kõige levinum tõesti, ei ole vist veekogu, kus teda ei oleks, et jõed, järved ja meres samamoodi, et aga selles mõttes, et iga kalamees Eestis on kindlasti Haugi püünud, et ma ei usu küll, et keegi on jätnud selle kuskile tahaplaanile. Röövkala võitleb päris hästi. Ongi otsas, näe. Ja tükk tegemist, et kätte saada. Aga ta on suht niisugune lahja jah, et ega tal rasva ei ole ja kalarisisaldus on täiesti olematu. See on täiesti diet kala nii-öelda, ta on No nii. 9 grammi vist, 90 kilokalorit 100 grammi kohta, et selles mõttes tahab ta turgutamist ja maitseid ikkagi nagu läbi vürtside ja ürtide ja nii edasi, et me täna teeme ta peekoniga, me lisame sinna natuke rohelisi ürte, kellele mis ürt maitseb. Koriander mulle maitseb väga, kus sulle maitseb koriander? Jaa. Mul on selline õtelus, et ärge tulge minu ja koriandri vahele, et võib halvasti lõppeda. Mul ka mõni tuttav ei armasta üldse koriandrit, no. Tervitame neid, kes armastab koriandrit. Tervitame neid, kes armastavad koriandrit, jah, kes ei kuulu sinna gruppi, et I hate koriander või midagi sellist. Aga ega sa ei pea ju seda koriandrit panema, see on täiesti soovituslik, kui keegi ei armasta seda koriandrit, ta võib peterselli, tilli või basiilikat minuga poolest panna. Meil meeldib ka kasutada küüslauku, natuke paneme laimi, mahla, laimikoort ja sellist värskust juurde, jah? Absoluutselt. Natuke kikki tahab ja siis paneme ka tšilli. Mulle meeldib tšilli. Seda hakime ka pärast juurde ja siis teeme pätsid, aga siis hakkan põristama. Hakkan, jah. Ma ei tea, kus ta on. Et kui seda on üle müra kuulda, et siis ma korra näitan teile seda kartulit. Vahepeal peab seda kartulit lihtsalt keerama. Et eks ta hakkab juba valmis ka meil saama ja ma korra näitan teile sellist asja ka, et hapukoor on ka meil mõnusad suitsu saanud. Et siit võib näha, et siin on väiksed nagu, ütleme, kui teda nüüd lusikaga segada, et siis on näha, et peale on selline suitsune hapukoor, et alt on valge ja pealt on ta suitsu saanud. Nii et selle ma lasen tal natukene siin salfaka peal veel nõrguda, et imeb selle vedeliku välja ja siis varsti me segame ta vaatame mingi mõnusa rohelise ürgi ja meil vist koha kalamari oli täna, eks ju? Jaa. Et segame veel kalamarjaga ta kokku ka omakorda. Nii, aga nii kaua, kui Martin siin puristab, ma panen omal need kapsa steigid või sektorid. Et siin on tähtis, et sa jätad selle kapsa juurika osa ka siia külgeks, ta ei lagune ära sul grilli peal. Et panen siia kartuli kõrvale meil ka küpsema. Et nüüd võib natukene temperatuuri maha võtta. Et mina panin praegus luugid kinni, et mul on nüüd 180 kraadi oli siin enne. Et nüüd ma jätaks selle kapsa mingi 150 kraadi peale ja vahepeal käime ja segame teda lihtsalt seal. Vaikus saabus meie õuele. Nii, peekon ja Haug on läbi Akli ja masina ilusti siia Piikrineegi poolt toodetud suurepärasesse anumasse purustatud ja ega nüüd ei ole muud, kui hakkame maitsestama seda ja siis
edasi juba läheb siukseks lõbusaks vorstiteoks. Meil on Tauno ka siin täna kaadri taga siis, et Tauno ootab teie küsimusi. Kui teil on mingeid küsimusi, võite vabalt küsida. Ütleme pigem soovitused ikka on toidualaselt küsimusi, mitte isiklikust elust või oled sa nõus oma isiklikust elust ka rääkima? Räägi oma hobidest korra, sul on sellised päris toredad hobid. Mul on palju hobisid jah, siin olnud aegade jooksul, aga praegu on ainult 2 hobi. Ei mõned hobid ikka on jah, loobusin jalgpallist näiteks. Aitab küll jah. Riputasin oma jalgpalliputsad varna ja treeneriametit enam ei pea. Treeneriametit enam ei pea? Ei pea jah, aitab, et nii vähe makstakse vaata. Assoo, no nii. Ma siin Manchesteris tehti pakkumist. Kuule, mina olen siin, ma just tahtsin sinna jõuda, et olen kuulnud, et päris hästi makstakse seal erinevates liigades. Et sa vist nii kõrgele päris ei pürginud. Ei jah, et mul on siuke treener, kellel on jalgpallitreeneri litsents juba nagu kehtivuse kaotanud ja täiendkoolitustele vaja minna. Ja. Eks seal igal alal on vaja ennast täiendada. Ütleme, et see on nii kokanduses kui ka spordis jalgpallis. No vaata, nüüd ongi jäänud see söögi tegemine see pool veel ja siis kalapüük. See on nagu asendamatu teema jah, et ega sellest ei saa üle aga ümber. Ja loomulikult kalapüük on number 1. Ma Taunoga ka koos kalal käinud, sinuga veel ei ole. Kuule, aga ma arvan, et võtame plaani selle. Nüüd tahaks mina natukene siin eputada kalapüügiga ka, et ütle, mis sul kõige suurem kala on, mis sa oled püüdnud? No tead, mul on tegelikult ka päris urakas, ma sinu kala tean küll, see oli sul mingi tuuniline ja... Mul oli tuunikala, jah. Kuna ma olen ju ka seal suure lombi taga elanud tükk aega, siis nii. Ega sa jah, vastu saad küll mulle sama suuruselt, selle kala suuruselt. Okay. Aga ei, vahva, ja ma olen ikka ka saanud igasuguseid, sest et Florida rannika on ikkagi väga kalarikas ja seal neid erinevaid vigureid on kõvasti. Suur ookean, jah. Aga nokaga, mis selle kala nimi on? Selfish mingisugune, tead, siuke? Mõõkkala ei ole. Mõõkkala. No need on veel suur, need on võib-olla väga suured, aga selline, jah. Aga eks seal on igasuguseid. Minu kõige suurim kala on, jah, tuunikala. Yellowfin tuuna oli. Yellowfin, jah. Et Lõuna-Ameerikas on kunagi käidud, et sealt sain, jah, ta oli pea 80 kilone. 79 kopikatega, et natukene 80 kilost puudu, jah. Ai, mõistlik. Siuke paras kala, millega mõnusalt pool tundi võidelda või kaua sul seda välja? Pool tundi läkski umbes, jah. No, ja siis järgmine päev, ütleme, valu hakkas siit kandadest kuni kuklani välja. See on ikka korralik võitlus oli seal. Ei, see, jah. Vahepeal juba päris ausalt pean tunnistama, et vahepeal ma mõtlesin, et see liin või see tamiil võiks juba katkeda, et ma enam ei jõua taga võidelda. jah. Kas sa tahad, ma lõikan sulle mingeid ürte siia äkis siia? Jah, kui sa viitsid, et selles mõttes, et paneme tilli ja peterselli, et ärme siis seda... Paneme variandit. Ju pärast sööme selle ise ära siin, on sul plaan? Kedagi kutsuda või? Ma tahtsin Pärnusse ühele sõbrale saata, kus koriandrit armastab. Nii. Siin on mingi kullerfirma mingi. No nii. Pigem ei saada. Pigem ei saada, jah. Tegelikult lähme talle külla ja teeme siis. jah. Kõigepealt kalale püüame augi ja siis teeme sellest värsked chilid. Jaad paremat. Võtame seemned ikkagi ära seekord, sest siis on nagu see, et seemnete eemaldamiseks võid kasutada sellist meetodit, nagu ma praegu teen, aga samas võib ka lõikad selle väikse krutimisliigutuse ja seemned tulevad mõnusalt lahti. Nüüd peaks tulema välja koputades. Noh, tuligi, täitsa olemas. Räägi korra oma restoranis ka, et see nime järgi saame aru, et Estonian Burger Factory, et sa vist ei saa burgeritest üle ka ümber seal. Noh, ütleme jah. Selle burgeri asjaga alustasin, siis oli nii-öelda burgerit. Päriselt ka või? Noh, mis seal nagu pizzagi vaata, vahetad ühe komponendi ära ja on uus burger. Saad uue nime panna. Aga nüüd oleme võtnud natuke teise suuna, et
kuna tänavatoit on ikka nagu siukene king, mille sees ma kõnnin või mida iganes seda nimetada, siis see nagu on nagu, meeldib nagu kõige rohkem teha. Jah, ütleme, et see tänavatoit ei koosne ainult burgerist ja friikartulist, et seal on nii palju muidu huvitavaid asju ka. Jah. Et selles mõttes on nüüd menüü on muutunud tänavatoidu nii-öelda veel sõbralikumaks, et erinevaid vigureid meie menüüst leiab, et burgerite osakaal on nüüd siuke juba jäänud väikseks, et vist jääb veel väiksemaks, augi veel ei ole menüüsse pannud. Aga see on nii hea mõte. Vahepeal tegelikult pakkusime ka augiga kotletiga hamburgerit, aga no, kõik oleneb sellest, kuidas kala näkkab, vaata. Tänapäeval on nii keerulised ajad, et osta ei jõua kala enam poest. Jaa, peab ise püüdma, jah. Ma tean, et öörestorani peakokk Martin Meikas, et temal on ka suur kalamees ja tema käib ka, püüab oma kalasid seal ise ja siis tal on nad endal menüüs seal veel. Et see on nagu väga äge mõnest. Tean väga hästi seda tema tegemist ka. Ma siin ikka jälgin, kuidas ta oma pilte postitab ja ma olen temaga siin natuke vestelnud siin viimase ajal ka ja nüüd viimane kord ta juba ähvardas mind, et peab koos kalale minema. No nii. Aga ütleme, et kuidas sa selle imelise rohelise munani üldse jõudnud oled? Mis tee sind ennem? Kas sa nägid seda USA-s siis, kui sa elasid või Eestis said kuidagi selle maigu kätte endale? No siit peab ikka aitäh ütlema mu unupojale Taunole, kes mind selles mõttes ikka Piikri-Neegini tõi. Aitäh, Tauno! Aitäh, Tauno! Aitäh, aplaus! Et kes mind Piikri-Neegini tõi, et algas ilmselgelt kõik ühest lahedast Hollandi reisist, et see oli nagu väga siukene chill reis oli, kus siis Eegi nagu kõige lähemalt meile tutvustati. No nii. Kui ma esimese grilli Tauno käest hankisin, siis ei olnud see Piikri-Neeg tõesti. Et see oli, mis grill see oli? Gaasigrill oli mingi, jah. Mina võin öelda seda puhta südametunnistusega, et mul ei ole elus ühtegi gaasigrilli olnud. Ma olen ikkagi seda hindanud, et toit, kui ta valmib ikka elaval tulel, et siis ta on ikka sütel nagu siis, et siis ta on ikka kõvasti ägedam. Gaasigrilliga ma müdistasin paar aastat kindlasti vist oli Kadriorus. Seal oli ka üks burgeri mingi esimene koht, kus ma alustasin ja seal sai tehtud. Nii, sa hakid siin olega, ma vaatan, et sa teed terve armeele täna siin. Tead, kõik mis üle jääb, selle siin noapere tahab süüa ja ega siin... Muidugi. Aga viskame mõned äkist need kotletid juba varsti tulele või? Oota, nüüd ma maitsistan ära praegu. No selge. Saab ma kuidagi aidata sind? Kas sa juba soolapipart tahad ma? Jaa, võid panna laimikoort ja laimi pane ka. Selge. Ma teen veel selle ühe küüslaugu veel. Et see ei ole nagu Joel Ostrati saade, nad käis seal, mis ta käis sõjaväele süüa tegemas. Jaa, päris karm ikka. Karm värk, jah, see on ikka julm. Seal on ikka tohutud kogused, käivad läbi, jah. Jah, no ilmselt Noa restoranil on ka meeskonda vähem kui tavaliselt. No, eks sa tead ju enda käest, et see on paraku tõsiasi hetkel restorani, turismi, hotellisektoris, et aga kuule, kas me paneme natukene siia mingit rohelist õli ka või? Tahad sa panna või? Annab sellist särtsu ja rasvasust juurde või paneme pärast sinna äkist paneme siis, kui on asjad nagu valmis juba. Loodame sellest peekonist, et on palju abi juba. Et sealt tuleb maitse ära, jah? Aga lisamata on veel hapukoort. Nii. Hapukoort paneme ka. Siis hakkame kokku seda möksima. Minul on siin 30% siukene mõnus paks kohe hapukoor. Minul juba hakkavad vaikselt kartulid, kapsad valmis saama. Sa oled väga kiire kokka, ma vaatan, et sulle meeldib kiiresti teha süüa ja kiiresti süüa või? Just. Ei, ütleme kiiresti ma ei söö, mulle ikka meeldib nautida sööki. Okay. Et võtad sinna veel klaasikese võini või õlut või mis iganes kõrvale ja... Et jah. Nii, ka panid sa laimikoort ka või? Ei pannud kusjuures. Pane natukene. Kohe paneme. Kas me paneme seda laimimahla ka või paneme ainult koort? Ei, paneme laimimahla ka.
Haug on, nagu enne ütlesin, niisugune igav, see tahab särtsu, noh. Nõus. On ju. Aga ma arvan jälle, et ega selle chilliga ka ei tasu samas üle pingutada, et kui see ainult see vürt siit üle käib, siis ei tule see kala ise esile. Kas sa tead, millises riigis on haug rohkem hinnas kui igasugused muud punase lihaga kalad? Kuule ei tea, eks sa valgusta meid. Tõsiselt? Ei tea, jah. Okay. Ma pakkus Prantsusmaad, aga õige, ongi, jaa. See tuli täitsa puusalt praegu. Täitsa puusalt. Prantsusmaa, jah. Kusjuures täiesti kasvatavad ise haugi ja nad on natuke nagu ebaviisakad ka, eks ole. Neile meeldib ju, vaata konnajalad, pisikesed konnad ja kõik asjad. Need söövad ju pisikesi hauge. Nii, haugipoegasid siis või? Ei, nad on ikka kasvanud siuke natuke suuremaks, aga selles mõttes küll, jah. Ja on hinnatum ja mida nad eks enamus ajast teevad, kõik hautavad seda ja siis niisugust kotletivärki tehakse nagu vähe, terveid kalu siis vastavalt siis omale suurusele siis. Väga huvitav. Ja kõige rohkem püütakse haugi välja Soomes, Venemaal ja kus oli Kanadas vist. See on siis, sa räägid metsikust haugist, eks ju? See Prantsusmaa omad, see on ikka kasvanduskoha. See on kasvanduse ja loomulikult on seal ka metsikut, et kuule, nüüd on selle asjaga nii. Väga hea. Hea oleks tegelikult lasta tal natuke külmikus mõnuleda. Siuke paar tunnikest ja siis võiks hakata tast kotleti ja vorsti tegema, aga meil vist täna hetkel seda aega päris ei ole. Väike loojub ja praegu on ilustada, kui ma vahetan. Tahaks sinuga nautida siin päikse loojangul ühte haugi kotletti. Ma vahetan kindlad ära. Sa oled vorsti sinna, vorsti soolikaks on meil täna seasoolikaks. Ja ütleme, nagu ennem ka ütlesin, et vorsti ma olen teinud küll, aga ütleme, et sellist kalavorsti et ma oleks teinud. Ega ei tähti, jah. Ja kui ma ausalt ütlen, et ma isegi ei tea, kas ma olen ennem elus isegi kalavorsti. Kalakotlette on igasugused söödud, aga vorsti, kas ma olen. Ja ma saan aru, et selle nagu ütleme selle lihavorsti tegemise puhulgi, et kõige parem oleks seda järgmine päev vist grillida, eks ju. Et ta natuke seisab, rahuneb maha, et kui me seda otse teeme, et siin võib igasuguseid. No trikke võib tulla juurde küll, jah, et siin, aga anname endast parima. Just. Tahad sa proovida korra? Proovi näpuga korra, kas on sul suitsumaitse tuntav siin? Näpuga? Näpuga, sul on kindlad käes. No hea küll. Et kas on sellist suitsumaitset tuntav? On. Juba täitsa olemas. Ja. Kui see natukene ürt veel seda kalamarja sisse segama, ma arvan, et see võib päris selline maitsev sinna haugi kotleti kõrvale tulla. Nii. Hea küsimus. Ma ei tea, kas te teised kuulsite, mis Taunol vist ei ole praegu mikrofoni, aga Tiima, aitäh küsimusest, et küsimus on siis, et mis on soolikate mõõt, et Martin, meil vorsti ekspert siin kohe ütleb, mis see mõõt on. Suur soolik. Suur soolik. Seasool. Ma ei ole teda lõunlauaga mõõtnud kunagi. Kindlasti on mingi paki peal mingi mõõt olemas, aga ma ei ole nagu niimoodi lähenenud selle asjale, et ma hakkaksin nagu soolikat mõõtma, aga väga tore küsimus, aitäh! Aitäh, Tiimo! Me võtame kindlasti sugu ühendust, kui me oleme selle välja uurinud ja anname sulle teada. No nii, nüüd on siis see trikipaart, et hakkaks siis seda nüüd siia tegema kuidagi. Õues on nii külm ilm, et sooliks on jäässe läinud. Pärast ei teegi pärast vorsti, et teeme hoopis... Käte vahel soendad üles selle. No nii, läks töösse küll. Ehk siis, ma ei tea, ma olen kuulnud, et aetakse mingi puutoikaga ja asjadega. Jaa, kui sa käsitsi teed, siis on, jah. Sul ongi see toru, ütleme, on sul olemas, siis sealt ajadki selle soolika samamoodi sinna otsa ja siis selle puutoikaga topitada sinna. Aga meil on jah, mehaaniline soolika toppija täna, siis soolika täitja. Jah, see on siuke lõbus töö, et... Aga ma arvan, et sul vist rohkem väga ei olegi vist vaja, tee see sõlm otsa sinna, et palju me seda ikka
jõuame süüa. Ega kohe lõpeb siin 10 meetrit. 10 meetrit, siis saab Tiima teada, palju on umbes. Ei, me saadame Tiimale selle ülejäänud soolik ja siis ta saab ära mõõta. Kas sa oled, praegu sa teed haugivorsti, kas sa oled veel mingeid muid kalalisi ka? Kotleti kindlasti oled teinud, aga mõtlen just vorstiks. Vorstiks ei ole, haug on praegu olnud nagu number 1, et jaa. ilmselgelt esimene vorst tuleb siuke peekonine vorst. No selge. Seda jäi siia masinasse või? Ahso, me saame selle jupi sealt ju ära lasta ja väikse vorsti sealt ära teha. Jah. Keerame siia sõlma otsa, et algus tuleb õhku siit ka kindlasti, et see läks natuke siis nii. No nii. Nüüd ei ole muud kui tõehetk, et saab siis näha, mis toimuma hakkab. Hakkame seda siit uuesti läbi ajama. Ma juba tunnen selle toore haugi siin seda vigureid on nii palju lisatud nüüd häid komponente. See laim ja see laimikoor tuleb siit juba supsti, et see koriandri lõhk on ka mõnus. Jaa. Alguses ilmselt tuleb veitse õhku ka, selleks oleks vaja mulle ühte asja. See otsa väikse augu sisse istub. Midagi on nüüd väga nihunud. Kas üle ei midagi ette või? No ei tea. Kohe proovima. Tuleb. Hakkas külje pealt, hakkas välja. Aga õnneks meil on teine variant veel, et me teeme kotleti siis niikuinii. Ja vaatame, mis ta siis külje pealt välja jääb? No ei tea. See on puruks või? Ei saa olla. No on jah. Ane. See on katki või? Jaa. Kes siis oligi juba jäätunud, eks ole? Ilmastiku oludes. Aga vaata, ühe saame siit äkust või? Ei, me saame ikka. Proovi. Ei. Las ta natuke ajab. Siuke, eks ta paras mökerdamine ole, aga... No näe, kuule täitsa viisad. Tule vähemalt kahekesi, sina võta vastu tead sealt ja mina vaikselt pressin. No ongi mugavam ja. On jah? Noh. Nüüd on ikka väga hea juba. Tuleb. Aga ma näen, et siin on sul see toru, sa pead selle välja vahetama. Siin on mingi pragu sul sisse tulnud, jah? No, ütleme, et laivis võib kõike juhtuda. Et siin ei saa filmitrikke teha, et võtame uue toru ja... Oota. Me saame kohe need vorstid siin natukene. Ma pane juurde, jah? See on äkki jämedamaks. Kuule, kui pikad sa tahad teha need vorstid? Mitu vorsti sa teed, kas 2 või 3? Sellest teeb ühe. Sellest teeb ühe, jätame nii suure, jah? No selge. Aga siis laseme natuke rullida. Laseme väheke veel talle siis siia. Kuule, aga teemegi 2 vorsti siis, et... Noh, muidugi. Oodame, et emba-kumba ikka terveks jääb grilli peal. Küll ta jääb, kus ta pääseb? Kuule, aga... Oota, ma lasen selle kõik ära, siis on... Laseda. Ehk jõuluaeg on vorsti tegemise aeg või? On ju? Sa verivorsti ei ole teinud, ei ole? Ei ole teinud. Kuule, nägid sa? Soolikas sai ka läbi. Näe, vaata kui äge. Ongi sul see ära murdunud, jah? See on nüüd on transpordiga läinud, et... No näed. Keegi istus otsa siia. Mina ei olnud sina otas, nii et... Hea küll. Aga iganes saime hakkama... Kuule, aga mis sa arvad, kui mina hakkan äkkis kotletti praadima? Kalakotletti juba. Ja sina topid nii kaua seda vorsti seal ilusaks. Tõstan selle asja siit eest ära. Nii, mina võtan korra need kartulid nüüd siit grilli pealt maha, et need on täitsa toredad juba ja valmis.
ja ütleme, et see kapsas on ka meil täitsa ilus juba. Selle ma tõstan ka siia maha. Et mulle just meeldib, kui need kapsalehed sellised krõbedamaks lähevad. Seda annab sellist head maitset siia kohe meile juurde. Aha, ma nägin. sa võid Theresele öelda, et ta vaatas praegu paki pealt. Aitäh, Therese töötab Estonian Burger Factory's minu oma töötaja. Täna neid välja aitas. Nüüd sai Tiima ka ühele põletavale küsimuse vastuse. Tiima sai põletavale küsimuse vastuse. Võta. Suurepärane. Kas sul on see pann on tulel meil siin, jah? Jaa, täitsa olemas. Korra vaatame. Aga paneme natukene siia võid olla siis ja... Sul on mingi äge või oli, ma mäletan, sa enne... Kuule, see mul eelmises korrast jäi alles, et ütleme, et see on selline pruun või siis. Et siit on see piimavalk siis välja keedetud või kõrvetatud natukene. Just. Ütleme, et need laktoosikud võivad ka selle sama võiga täitsa vabalt praadida. Nii. Jah, laktoosi talumatuse... Mitu kotletti teeme? Mitu meid on? 4. Jaksame ära süüa. Ma teeme 4 kotletti, siis saame ühe pärast pildi peale mingi ilusama välja valida. Jah, hästi ilusa. Tegelikult, no me teeme siin üle puusa asju, aga muidu on, kui vorsti aparaat ikkagi terve on, siis lased ühe hästi pika nii-öelda terve soolepikkusega selle vorsti siit läbi ja siis krutid ilusti kokku, et me sõlmesid tegema. Praegu siin nagu näen siin nagu veel ekstra vaeva tead siin. Aga noh. Mul ei olnud saapapaeledega tossusid kunagi. On sul olnud? No väiksest peale. Mul krõpsudega vaata. Mõlemaid olnud. See on see sõlme tegemine. Tänu sellele keeruline. See on ikka kunst, aga tegelikult ei pea seda üldse siia otsa keerama, selle võid lihtsalt keerutada täiesti vabalt, kui 2 vorsti omavahel on ühendatud, siis keerad lihtsalt krussi ja juhtuda ka mitte midagi. No selge. Kas sa ütleme sellisele kalakotletile, ütleme, kas sa siia mingit paneeringut soovitad ka ümber või riivsaia või pigem selline naturaalne on sulle meele järgi? Naturaalne on meele järgi, aga kui on soovi, siis võib alati teha ju ka riivsaiaga, pankoga näiteks, väga vahva asi, eks ole. Pankoga oleks eriti mõnus krõbe. Ja võib ju teha siis selles mõttes, et mulle meeldib täiesti riivsaia vabalt, et ta hoiab ilusti koos küll, et ta on niisugune hapukoor, teeb ta mõnusaks niiskiks. Paneme siia kotleti peale seda võid ka natuke veel, kui me kaane kinni paneme, siis see või hakkab mõnusalt sulama sinna. Noh, ütleme, et üheski toidus ei ole kunagi liiga palju võid, et ma ei tea seda toitu, mille või teeb halvaks. Kas sa paned need vorstikesed ka siia kõrvale või? Paneme jah, paneme siia. Pritsime selle resti natukene õliga üle, et ta ei hakkaks kinni sinna. Kuna need on ikka päris mehised vorstid. No super luks vorst on, vaata. Ei taha ju väikest vorsti. Ei taha. Teed ühe ampsu on otsas, et siis kui sa ikka küpsetad, siis mis see vorsti juures on haugiga just eriti on, kui sa haugi vorst, siis see mahl ja kõik see jääb siia, kui nüüd õnnestub, et nahk katki ei lähe. Kusagilt lahti ei lähe nahk. Siis jääb see rasvasuuses, mis me saime läbi peekoni, läbi koore, see jääb sinna sisse ja peaksid jääma eriti mahlased. See vaatepilt on siin kaunis ikka. Kalakotlet ja kalavorst. Võimas. Paneme korra nüüd luugi kinni, et lasta siin, ütleme üks 150-160 kraadi võiks siin grillil olla ja lasta vaikselt siin audub või küpseb meil siis see vorstikene. Nii, Martin, on sul võtsid mingi taldriku ka kaasa, kus me serveeriks täna sööki või kasutan oma loomingut siin? Ütleme nii, et mul on siin juba ju osad asjad juba valmis sätitud. Siia peale? Paneme siia peale, jah? Mul on siin kapsad ilusasti grillitud ja kartul on kohe valmis, kohe võtan välja, et kartuliga me teeme veel natukene trikke, et selle kartuli ma lõikan nagu väiksemaks või noh, purustan käte vahel, vaatan, kuidas ta mul lihtsamini tuleb ja siis sinna kartuli sisse veel chopin natukene kappareid ja anšooviseid ka. Et siia kartulisse, ütleme siia kartuli peale üldse soola praktiliselt ei pannud. Ma ei pannudki jah, kuna see anšoovis ja kappari siis annavad selle mõnusa soola maitse siia.
ja kui ma need kartulid siia fooliumisse kruttisin, et siis ma panin siia seda pruunivõit ka veel, et see annab ka sellise mõnusa meki siia juurde kartulile. Ja ütleme, et isegi teinekord ma teen seda kartulit, samamoodi fooliumis võiga ja siis ma viskan otse ta süte peale ka. Täna ma tegin siin grilli peal, siis resti peal teda, jah. Tada! Ai. Hamburgeri kuklit ka vaja. Kuidas sa teed hamburgerit ilma kuklita? Saab teha ikka. Seda me vist ei olegi rääkinud veel, et see kalakotlett läheb meil siia saia vahele. Mainisime ära või? Ei maininud. Nüüd kõik saavad siis teada. Tegelikult on siin käsitööna valminud siuksed väiksed seesam. Mis kellast sa täna hommikul ärkasid ja nad küpsetama hakkasid? Kell 4. 4 juba, jah. Kell 4 hakkasin tegema. Okay. Päris hästi on välja tulnud, ma vaatan. Aga jällegi on see, et nagu külma nõues, vaata. Aha. Salatit tegime ka. Nii. Siin on väga vitamiinirikas kresssalat ja väiksed lutserinidud ka ja seda paneme ka purksi vahele siis. Äge. Ja siis sinu seda kurikuulsat suitsust hapukoort ka või? Jaa. Siit saad. Et siin on veel alles. Jah. Siin on juba kalamari sees ka, et oi, vaata vestis ja serisevad meil seal need kotletid. Nas mõnulevad? Ma arvan küll, jah. Veel ei hakka ümber keerama neid. Ei. Teeme vaikselt ja tagalevad arvu. Kas sinu seda grilli saab korraks kasutada? Saab ikka, jah. Tahad, sa panen natukene, sa tahad saiakisid? Ei, saia paneme pärast siis sinna sooja ja tomati võib ka seal ära grillida. Jaa. Minul hakkavad, jah, lisandid hakkavad enam-vähem juba siin valmima. Et siis me ootame sinu kalakotletti sealt veel juurde. Võidad, meil tuleb selline täna pere serveering siia suurelt lõikelaua peale, et igaüks saab siit ise arata endale, mis ta heaks arvab pärast. See ongi kõige ägedam. Jaa, ühe asja ma unustasin veel ära, mida me täna kasutame. Mina olen tohutu ürdimajoneesi fänn. Et kui Lauri Laan on meil kaamera taga täna jälle, et kui ise ei viitsi ürdimaja teha, et siis on Toidunaut Pärnumaal, tervitame teid, et nemad teevad ülihead ürdimajoneesi. Need koriandrisõbrad. Jaa, et ma olen siit juba natukene ära maitsnud, aga ma arvan, meile piisab tänaseks sellest. Super. Seda paneme ka siia kusagile, siis paneme kartuli peale või paneme kotleti peale kusagile vaatame. Majonees kartuliga, super. Mega, jah. Ja siin on või ka juba eelnevalt. Kalaga sobib majonees väga hästi. Nii, paneme siit natukene anjoovist ka veel kartuli peale. Anjoovis on ka siuke vigur, mida kõik inimesed ei armasta. Jah, ei see on, ütleme, mis me teeme praegu, see on soovituslik kõik, et see, kes seda ei armasta, see ei pea teda panema. Koriandri nad armastavad. Sa ei saa sellest koriandrist üle ega ümber, et sa vist ise ikka väga armastad teda. Kas sa oled Aasias ka käid? Kas sa teed nagu Aasia, ütleme, street foodi ka või pigem on sul see Ameerika mandri suunitlusega? Aasiasse ma ei ole jõudnud veel. Et aga koriander on mul külmkapis kogu aeg. Tubli. Rõõm kuulda. Ütlen ühe korra veel. Ära enam ütle. Nii, mina vaikselt kaunistan siin meie kandikud. Nii, aga ma pööran need kotletid siis ringi vahepeal. Super. Kuidas sa seda et siis inimesed tehaksid ka, et millega nagu tegu on, et siin malmpann siis. Et näha on, et pann on siit poolt natuke kuumem, küpsetab kiiremini, et siin kus sütt alla ei ole, et seal läheb nagu vähe kauem aega, et sükest ilusat kuldpruunist tooni talle anda. Ütleme, et see üks on juba väga ilus, et vaatame, mis need vorstikasid teevad. Vorsti keeran vaikselt juba ringi siin. Kuna aga päris hea on vorst juba. Selles mõttes küll, et ta võib lasta natuke rohkem kuumust talle alguses. Mõnusa
mõnusa tekstuuri siia peale, saab natuke krõvedust ja siis võib tõsta nagu selle suurema punase pealt ära, lasta tal natuke järelküpseda rahulikumalt, et aga meil on päris korralik kuumus siin juba all. Nii, natuke vähemaks temperatuuri. Ja üldjoontes eegiga söögi tegemisel on ka, et grill on siin tagant otsast kõige kuumem, et siis vahepeal võibki lihtsalt oma panne ja asju natuke nihutada ringiga ratast ka. Kas sul on eegid igapäevaselt töös või? Jah, on küll jah. No tööras on meil, restoranis on 2 tükki ja siis on meil ka siukene väike avatud trailer või kuidas see kutsub, käruna. Seal on meil ka 2 grilli. Food truck. Food truck, jah. Tänaval meeldib kõige kutsuda nagu food truckiks. Mis sa kutsud, on ilma mootorita food truck, mulle meeldib öelda. No mingi mootor sul seal ees ikka on, et ta selle kohale viib. On, mul on 2 külmiku mootorit ja need nagu veavadki seda. Aga jah. Selles mõttes jah, et ja seal peal on meil ka ja siis on üks seesama pisike Minimax on ka veel mõnikord abiks, et meil ikka neid nagu jagub. Meeldib, noh. Kuule, mis sa arvad, viskame saiakesed ka juba tulele või? Ma arvan, et see kotlet on meil iga hetk valmimas. Meil hakkab kotlet ja ma nüüd keeran need ka ringi ja väga hea. Haugiga on muidugi see lugu, et ta tahab ikka saada täitsa küpseks ära. Siuke 70 kraadi, ma arvan. Ma arvan, sisetemp võiks ikka olla. Väidetavalt. Tal vist on neid igasuguseid elukaid. Ei hakka ära hirmutama inimesi. Sööge ikka haugi. Jaa, aga sööge ta küpselt. Just. Kuule, aga ma ei tea, viskame saiad tule. Tomati ja saia võib täitsa juba ajada nagu seal eegis muidugi see saiaga on see lugu, et hästi ruttu läheb, et panen tomati ennem siis. Sa võid panna tomati täitsa enne, jah. Kuule, mul on siin ühte vahvat juustu ka kaasas. Kolootsi talu trühvlijuust. Kas sa tahad panna trühvlijuustu kotleti peale või? Mina arvan küll, et me riivime, kui me sealt maha võtame, et rivime ja paneme seda õrdimajo ja võime seda suitsu hapukoort siia samamoodi ju panna. Ja. Absoluutselt. Ja koriandrit siis vahele, jah. Kuule, soolapipra sa juba panid ära, eks ju? Jaa. Panen natukene siia. Koriandri sõbrad tervitab. Ahah. Tuli just. Levitan vastu. Ma ei tea, kas te kuuletsite Taunot või ei kuulnud, aga Tauno just ütles, et koriandri sõbrad tervitavad meid. Tervitan vastu, jah. Tervitame vastu, jah. Kuule, minul on see juba hakkab see lõikelaud siin juba täitsa viisakat kuju võtma, et ma arvan, et kotletid saavad meil nüüd natuke varem valmis kui vorstikesed, siis me saame juba burgerid valmis teha. Jah. Et sul on mingi uhke siin, täpselt. Pikrineeg valmistab sellist uhket kiirtermomeetrit. Termomeeter või? On õige või? Kraadiklaas või? Termomeeter pigem ikka ütleks, jah. Termomeeter. Millega saab lihade kalade sisetemperatuurisid mõõta. Vaatame, mis see kalasid seest on. Noh, 1,5 minutit veel ja kalakotlet on valmis. Selge, siis viskame saiad tulele. Jah, et siin tuli Vinnilt tuli just vahemärkus, et koriandri meeldimine ja mitte meeldimine on geneetika puhtalt, et see inimene ei saa ise valida, et kas talle meeldib või ei meeldi. Sellepärast see koriandriga on see teema, et kas sa armastad või ei armasta, et sellist ütleme sellist vahepealselt ei ole, et kuule, ma võin üks päev söön, teine päev ei söö, et seda päris ei ole. Nii ta on, jah. Kuule, aga mina panen nüüd saiakesed tulele. 2 piisab või? Hetkel siia mul ei mahu, siia muidu lõikelaual nad kõik ära. Teeme või? Absoluutselt. Jah, piisab täiesti. Keerame nüüd tomatid ka ümber. Lapstik. Laseme natuke temperatuuri nüüd. Kas sa panen teisele poole ka tomatile soolu või part natuke või? Ei ole vaja. Ei ole vaja, selge.
juba augikotlett on täitsa olemas. Yes. Kas me riivime kohe siia seda? Jaa, ta on praegu soe, vaata, siis juust sulab ilusti siia peale ära ja siis võib... Just, tulevad maitsed ka paremini välja, kui see trühvli juustu natukene kuuma asja peale riivida. No väga luks. Assa, see tuleb hea, ma ütlen. Nii, peab korra nüüd saiasid vaatama, et ma neid ära ei unusta. Mis nad olla veel? Mis arvad, kaua vorstid? Augivorst on täitsa juba olemas. Okei, vägev. Selle ühe ma võtan nüüd küll siit ära juba. Võta, pane siia lõike laua peale kusagile. Teisele lasen natukene veel. Aga kas sul oli ka see väga vinge asi on veel? Just. Äädikat natukene kalakotleti peale. Mis äädikas sul see oli see? Linasäädikas. Linnasäädikas, jah. Et väga popp toit on ja fish and chips, vaata. Jah. Et seal on. Seal käibki linasäädikas. Kuule, aga mul on need saiakesed valmis siin juba. Ahah, kastut alla ja. Panen tomatid ka siia kohe. Kas seal ütle, nendel alati see, mina ei ole väga suur burgeri tegija, et räägi, kas seal on mingi vahe ka, et mis moodi sa paned selle, kas sa pead nüüd, kas see tomate võib panna või enne peab kotleti panema, kuidas pane siia tomat enne näiteks. Ahah, vot. Et ei ole mingit vahet. Ei ole, jah? Nii nagu kokk heaks arvab, jah? Heaks arvab. Okei. Nii. Siis paneme siia natukene kas paneme toidunaudi majoneesi ka siia natukene, ürdi majoneesi või? Pane selle ülemise saia peale. Just. Ja siia ürtide peale äkki paneme seda rohelist. Seda pane, jah. Pane seda. Nii. Kuule, see vorst on nüüd ka valmis. Kuule, see vaagen saab uhke meil täna. Jõuluhõngu on lausa tunda. Jah. Siis oleks pannud Kuule, aga mis sa jõulude ajal teed äkist? Kordad seda ja ma tuleme külla perega sulle või? Kuidas sul oli? Ma pean kalale minema, ega mul augi ei ole eriti enam. No. Jõulude ajal see aasta ma ei teagi. See on nii raske küsimus. Ja, ei tea. Ootame ära, mida meie targad räägivad. Ja, mida nad ütlevad, mis me tohime teha. Nii on. On. Mis me hakkame siin? Tead, mul on siuksed... Mulle meeldib, et need... See on hea plaan, siis jookse eest ära. Paikad on ja. Noh. Aga vägev, paneme siia natukene rohelist õli siia kapsa peale ka. Tahad sa siit näiteks midagi veel? Kuule, ma arvan, meil vist on hästi ju. Aga neid kotlette ei taha panna siia? Jaa. Paneme neid ka siia. Pane siia nad kusagile, jah? Aga ma ei teagi. Mulle tundub, et hakkab looma. Võtame siit korra asjad eest ära, et siis näevad inimesed ka paremini, et mis me siin meisterdasime. Tahad sa veel midagi lisada meile siia? Ma lisan laimi. Lisad laimi, jah? Jah. Okei. Kuule, aga mulle tundub, et job well done või, nagu Ameerikas öeldakse. Aga mis siis muud? Head kodus katsetamist ja ütleme nii, et meie hakkame nautima praegus. Tahad sa midagi öelda veel? Aitäh, jah. Oli tore. Oli tore, ja. Ja kõik ilusad. Ilusat jõuluaega.